oleme jõudnud piduliku jõuluõhtu Vol 2 juurde. Cheers, sõbrad, ilusaid jõule! Marta, kuule, tegelikult oleks juba hea, kui sa laseksid emmest lahti. Kuum suudlus. Nii ilus. No nii, aga siis häid jõule, kallid sõbrad. Nii mõnus rahulik õhtu, lavit. Nüüd täna siis pühalik esimene jõulupüha, kus siis me eheda eestlasena oleme istunud laua taha vaatama telekat. Nii nagu kogu Eesti. Teine jõulupüha. Ja imeilus päikesepaisteline ilm. Meil on olnud väga-väga toredad pühad. Musi, kuidas sulle meie pühad meeldisid? Väga mõnus. Üldiselt vaja koristada ja aga enam. No pole hullu. Ei ole hullu, jah. Ja veel hommikusööki süüa koos sõpradega ja siis... Ja sina teed juba meile mida? Me lähme lõunaks. Jah, see hernesupp jääb siia lihtsalt podisema ja ta podiseb meile õhtuks valmis. Kuulge, mul oli täna nii küll magada, sellepärast ma magasin pleediga ja... Kas meil rohelist on kuskil? Seal sees on? Jah. Paneme siia siis... Vaitame ta natukene luusikaga. Tuunime natukene tuunime. Vaatake siia. Kuule, Marta, ära tee kino, tead. Sina ise teed kino. Tundub nii, jah? Mul on kõva kinomees tegelikult. Sa ütlesid, sa kõva kinomees, sellepärast, et siia teedki kino. Kalamarja panegi või? Kalamarja peab ka panna, jah? Muidugi Marja. Oh my god. Et kui taad sai võetud... Kas ta lähebki niimoodi? Hakkas pagardast. Ilusad 3 väikest uirjavakest endale. Endale? Jah, aga nüüd tundub, et teised söövad käest täna. Nii. Ma viid. Viinast teeme. Maarja. Tulen. Maarja. Oota, sinule tood Marta. Marta tood sulle. Need on meie uunikumid. Nii ilusad ka. Säde, kallis, lõpeta. Lõpeta, palun. See väike koristamine. See käib asja juurde. Marta, võtsi püksid endale. Ei. Sa ei saa paljast jalgade kõua minna. Külalised hakkavad lõpuks lahkuma. Pakime ka Malju kannad sisse. Mida siin teed? Üksinda niimoodi. Kus su kanad on? Ahaa, ja apellased siin. Väikesed. Nii, nunnud olete. Ja olgu teil siis hea elu. Tšau, tšau. Oh, issand, sa oled nii paljas. Sinule kiiret tervist siis. Parane. Ja, tšau, tšau. Nii, lähme. Lõpuks. Lõpuks. Ei, tegelikult oli super tore. Väga lahedad jõulud. Ma olen väga rahul sellepärast, et kõik oli täpselt parasjagu. Pidu oli parasjagu. Eilset möllutamist oli parasjagu. Paul, kuidas sinu muljed? Väsinud. Väga tore oli kõik. Väga tore oli. Nii tore. Aga ega siis see ei ole veel kõik. Täna me lähme Onu Vallo juurde. Tuleb vanaemadega väike jõuluistumine. Meeldib, et Issil on nagu kogu aeg põlle ees, isegi siis, kui ta gorillat mängib. Hüpsin ja lõkke praegu. Kus sa hüppad seal? Issand, kui naljakas oli tavaliste tulla. Kuule, nimala lahe asi on see ju. Väga avas seal. Saati koera tagasi. Päris rahulikumalt. Ma ei saa üles siit. Ahaa, ma ei saa. Sul on nagu nii äge outfit. Lavit. Nagu talvemood
2025/2026. Super ilus. Lähme. Maril tulevad täna sõbrannad. Me lähme manši ostma. Ja jänkudel on ein otsas. Tulime poest ja vaata, mis ma ostsin. Need on need täidetavad linnumajad, sest et meile tehti märkus. Keegi tähelepanelik lugeja, tähelepanelik vaataja tegi märkuse, et ei tohi linnumajja panna neid, nende võrkud, linnud jäävad kinni ja nüüd mul on siuke täidetav. Et meil oleks tore jõuluaa. Nii, Paul, tule, sina saad viia. Nüüd me peame vaatama, et need rastapallid, kui otsa saavad, pead siit juurde. Nii. Midagi juba lõhkusin ära või? Jah, muidugi juba lõhkusin ära. Klassis. Mis ära lõhkusid? Midagi lõhkusin juba ära. Ei lõhkunud see midagi, ma sain korda teha. Ma arvan, et see lõhkunud ära, ma arvan, et seda ei olnud. Ma ei arvan, et seda, ma ei usu, et seda kunagi oli isegi. Just lendas ära, ma tundsin. Nii. Ja see on teine asi, anna mulle Mari need seemned. No nii seal ei ole. Oota, teise asja veel. Ma ämma on õpetanud. Lindude söötmise puhul on tähtis see, et kui sa söötma hakkad, siis sa pead seda kogu aeg tegema, et nad harjuvad talvel käima. See oli ju palju. Ja kui sa, issand vabandust, mis siin toimub. See on nii taldriku alla panema. No see on tavaline tuulisodimine. Nii, võtke. No enam väga seda taldrikki ei aita. Järgmine kord teeme nii. Nii, aga sa pead minema välja, ma tahan terve maja. Sa näitad alati, mismoodi ei tohi teha. Niimoodi ja tehke. Ja inimesed siis teavad, vaata. Väga hea. Nii, palun. Paul läheb. Juurde nikats on see. No ma lõhkusin ära Mis lihtsalt. sa just Esimese asjana. Vaata selle naga tõmbasin ära. Muidu ta oli kahelt poolt ilusti niimoodi. Pane jope selga. Ei, Pane vaja palun. sa oled vabaks, mul peab jopad selga. Selga. Mine, siis läheb palja jaluga. Jah, Jah, mina palun palju. neil vaatab lätus ja Oota, sa pead võtma sellega koos. jala. Paljajalu, lätus ei tohti jalga panna. Kui ei pane jopet, siis lähed palja jalu. Kus ma panen selle? Puu otsa, issand jumal. No nii ja meie jõulud jätkuvad. Tulime Margo venna imeilusasse majakesse. Hallo, Mogu. No nagu ikka. Nüüd vist on kõik jõuluõhtud peetud. Saatsin õe bussi peale ja lähen jalgsi koju siit paar kilomeetrit. Lihtsalt selleks, et natukene liigutada ennast. Külalised on läinud ja mina olen lõpetanud koristamise. Ja kõik on nii, nagu poleks mitte kunagi midagi olnud. Suurepärane. Nii. Aga, mis ei ole muutunud, sa näed nii nunnu välja. Sa näed sama nunnu välja nagu alati. Minu kallis musi ei ole lahkunud köögist. Ja loomulikult soovib ta teile kohe selgitada, mida ta siin jälle vaaritanud on. Ei, no vastu teile enam kaugel ja 2 kilo veisekonti. Keetsin siin ära ja natuke olen sinna lihaga nokkinud ja nüüd nokin seda liha sinna edasi. Ja siis virutan hernet peale ja teeme siis hea vastasuppi. Ühesõnaga jõulud läbi ja õissa vastlad. Jah, täpselt. No vahva. Üksed lihakantsakad, mis supisse lähevad. Ja kui sa nüüd oled lõpetanud selle vaaritamise siin, mida mina muideks täna ei söö, sest Ei, täna põhimõtteliselt ei too taha. much on juba siin söödud, siis me peame loosimise ära tegema, nii et palun.
pane ennast valmis. Jaa. Seda ruumi ma veel muidugi ei raatsi päris kinni panna. Eks ikka siin veel pikk nädalavahetus. Inimesed võib-olla liiguvad. Saab veel süüdata mõned küünlad ja tunda ennast hästi. Tere tulemast Hindreku talu Vlogmassi jõululoosi, piduliku jõululoosi saatesse. Ma olen vastavalt riietunud, sest tegu on ikkagi väga piduliku sündmusega. Veel kord pidulikuga. Nii, me oleme siin kuu aega varunud ilusaid erinevaid auhindu ja lõpuks me saame need teile ära kinkida. Ja et mitte pikalt venitada, hakkame pihta. Kõige esimesed loosiauhinnad on minu lemmikveinid. Nii, et see käib sedasi. Nii, mina valin siit numbri ja see, mis numbri ma leian, siis vastavalt siis tema loosinumber. Iga inimene ise teab, mis on tema loosinumber. Siis tema peab mulle ise kirjutama, sest minul ei ole YouTube'is võimalik kirjutada. Nii, et ma panen siia alla kirja, kas võtate ühendust minuga minu Instagramis, Tuuli Clementa, või kirjutate mulle info@hindrekutalu.ee. Ütlete oma nime ja oma loosinumbri ja selle YouTube'i kasutaja nime. Ja siis saamegi need kingitused kokku panna. Võib-olla seal on mingisugune parem süsteem, andke mulle teada, siis ma järgmine aasta olen targem. Nii, aga hakkame pihta. Kõige esimesena Allikukivi veinimõisa mustsõstrav vein. See on suurepärane valik talveks. Ja selle võidab number 11. Palju õnne, aplaus. Sina peaksid aplodeerima. Miks käisid kinni? Okay. Järgmine loosiauhind on Uue-Saaluse veinitalu Epagüdoonia pahuvein. Ja selle number on 14. Palju õnne. Kolmas on Valgejõe veinivilla Roosa. See on üks väga vahva vein. Ma räägin kiiresti selle loo ära. Mulle meeldib ta veinina, stillina, aga ükskord juhtus selline asi, et ta tuli mull sisse. Ja siis ma sain terve partii, sest ta ei olnud enam müügikõlbulik, sest et kui sul tuleb mull sisse, siis ta hakkab seda veinipudeli korki ära ajama. See oli nii hea vein. See on praegu ka väga hea vein, aga ma ootan, et nad sellele uuesti mulli sisse ajaks. Valgejõe veinivilla veini võidab number 18. Palju õnne. Jällegi väga mõnus talvine vein on Langemaa Miinamai. Omanik on number 17. Palju õnne. Ja viimane. See oli meie jõuluvein. Murimäe palukas, pohlavein. Suurepärane valik ka aastavahetuseks. Ja selle võidab õnnelik number 5. Palju õnne. 5 järgmist võidunumbrit võidavad, jätkame Eesti veini teemadel, Eesti veini koolituse, mida teen mina. See on selline suur ülevaatlik Eesti veini koolitus degusteerimise ja Margo suupistetega. Ja need õnnelikud 5 inimest on number 12. Palju õnne. Number 3. Number 7. Mitu ma öelnud olen juba? 3, jah? Number 24. Meil oli ju 24. Oli, eks? Ja number 1. Palju õnne. Teie olete võidnud Eesti veini koolituse. Edasi oleme jõudnud pohopärgadeni. Pohohetked. Selle imeilusa lillakas roosa pärja on võitnud number 20. Palju õnne. Imelise valgete jänkusabatuttidega pärja on võitnud tarampara ja hoksassa number 4. Paus, kohe jätkame. See on väga raske töö. Saate minna vahepeal kööki võileiba tegema. Jah, minge tehke võileiba. Nii, aga me jätkame Musu Resto kinkekaardiga. See on väga suur ja tore auhind, sest see on 100 € väärtuses. Minge sööge, see on mega hea restoran.
nii, ja selle on võitnud number 8. Palju õnne! Jätkame kinkekaartidega. Paide Heaolu Stuudio. Tasuta LPG koos Noona vürtsikas piparkook. Küünlaga on võitnud endale number 19. Loodetavasti oled mitte liiga kaugelt. Ja nüüd tulevad jälle Hindreku talu auhinnad. Elamus õhtusöök 2. See on võit, sellepärast et kui Margo valmistab teile 5-käigulise õhtusöögi, siis mina valan iga selle käigu juurde teile veini. Ja jällegi 5 inimest võidab selle elamus õhtusöögi 2. Hakkame siit pihta. Ma võtan kohe 5 tükki, muidu mul läheb lugemine segamini ja siis on väga pahasti. Nii, number 21, palju õnne. Number 16, palju õnne. Number 6, palju õnne. Number 15 ja number 2. Teiega kohtume elamus õhtusöögil. See ei ole veel kõik. Me oleme jõudnud fotoraadi. Mu sädeleb siin nina peal oi, mu käed on täitsa kuldsed. Me oleme jõudnud fotoraadi ehk siis Kerli kinkekaardini. Kerli on fotograaf, kes minust teeb alati mega ilusad pilte. Ja nüüd on teil ka see võimalus. Ja selle võimaluse on võitnud number 23. Palju õnne! Nii, siis hiljuti liitus meie meeskonnaga Janet ja temal on tegelikult tagataskus toitumisnõustaja diplom. Ja tema pani enda poolt välja auhinna tervislik hummuse komplekt. Ja selle võidab number 9. Nii, ja viimasteks auhindadeks on Rabaresto 2 ja neid on meil 3 inimesele jagada. Mul ongi 3. Huvitav, mul ongi 3. Nii, number 10, palju õnne! Number 13, palju õnne! Ja number 22. Teiega lähme Rabarestosse. No, natuke kevade poole, me alustame nendega tavaliselt aprilli lõpust. Nii, vot selline oligi meie detsember, meie suur jõululoos. Ma loodan, et teil oli meiega väga tore. Meil oli mega tore. Ja ausalt öeldes ma juba tunnen hinges nukrust, et ma ei saa igal hommikul koos teiega kohvi juua, näidata, mida Margo mulle hommikuks valmistab. Meil hakkame seda loomulikult edaspidigi näitama, aga on mingisugustes teistes võtmetes. Nii et aitäh teile, te olete olnud meie vastu väga armastusväärsed. Ma olen toitunud nendest ilusatest sõnadest, mis te olete mulle öelnud. Lisaks sellele olen toitunud ka Margo Vlogmasi tarbeks tehtud tohututest toidukogustest, et me läheme nüüd dieedile ja teiega kohtume peatselt juba ilmselt lennujaamas, siis kui me läheme Varssavisse aastavahetust pidama, nii et see ei ole kaugel. Tšau! Juhtus selline asi, nagu alati juhtub, kui te teete loosisaadet, et ikkagi tuleb väikene segadus sisse. Meie väike segadus oli sellega, et number 24 me tegelikult ei olnud veel loosinud ja teiseks jäi välja meil imeline auhind Dagmari meik. Venitame seda asja nii kaua, kui veel annab, et siis palun seda episoodi võite kommenteerida ja loosime veel ühe auhinna välja, nii et Dagmari meik tänaste kommentaaride vahel, nii et kullakesed, meile lihtsalt nii meeldib teile kingitusi teha ja lisaks sellele oleme ajuelvikud.